videolõunatund Nõmme raadios. Tere ja mõtlev Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luisk ja siin on Vabaduse hääl. Mis on tänasel päeval kõige olulisem? Ma arvan, et osata vahet teha hirmul ja ma ei teagi, kes kuidas tahab nimetada. Hirm versus vabadus, hirm versus armastus. Igatahes, et me usaldaks seda tunnet, mis meie sees on, millega me siia ilma sünnime, mis juhatab meid tegelikult juba sellest ajast saati, kui meil puudub kõnevõime ja me lihtsalt tunneme. Väike laps ei oska veel rääkida, aga ema saab aru, mida ta tahab, mida ta vajab. Mõnikord niimoodi katsetamise peale, et see ei lahendanud suurelt, aga see. Aga meil täiskasvanuna kipub see süsteem natuke umbe minema. Ja see on täiesti plaanipärane, et me kaotaks ära selle vaistu, mis ütleb, hei, see siin ei ole hea mõte, ära seda tee, ära sellega kaasa mine. Ja mille pealt need programmid töötavad, mis meie vaistu tasalülitavad, on hirm. Üle hirmu ikka naljalt ei võta. Ja kui peenelt neid hirmukampaaniaid läbi mõeldakse, see, et COVID järgselt on plaanis järgmine viirus, kuigi viirused sellisel kujul, nagu meile räägitakse, et nad olemusel tegelikult ei eksisteerigi. Jüri Lina oma loengul rääkis ka kenasti selle teema lahti. Ma nii hästi rääkida ei oska, ma ei hakka isegi proovima. Telegrammi lehel on seda teemat lahatud, et see definitsioon, mida meile presenteeritakse, on just kui see, mis eeldab, et viiruse vastu aitab vaktsiin, aitab kätepesu, aitavad maskid ja nii edasi. Aga see, et sa lihtsalt ise oleksid niivõrd tugev, et mis tahes väline mõju, mis võib käivitada sinu kehas kaitsereaktsiooni nende haigussümptomite näol, et sinus oleks see tugevus, et isegi kui sa teed selle kaitsereaktsiooni kadalipu läbi, sa tuled sellest välja. Sa ei pea minema seda kiiret ja ohutut ja turvalist ja väga suurte rahadega palistatud suurfarmaatsia teed, vaid sa usaldad kas või seda sama tunnet, et mida see asi mulle õpetab. Ja kui sa tunnistad endale, mida sa pidid läbi selle õppima, läheb paranemine ka ladusamalt. Ja see kõlab võib-olla natuke uhuuna, aga haigused on alati sõnumitoojad. Ja see sõnum ei ole see, et hei, see tablett aitab. See tablett võib aidata sul need sümptomid alla suruda. Aga see juurprobleem, millest keha sulle räägib, mis teema vajab lahendamist, tunnistamist, vabastamist, see on täitsa hoopis peenem värk. Ja seda perearstide valduses neid trikke ei ole ja ei saagi olla, sest perearstid teenivad hoopis teistsugust tervishoidu, et see inimene oleks hoitud selles süsteemis sees, et ta terveks ei saaks. Võtame sümptomid ära ja siis keha lööb selle sama probleemi signaali mingite muude sümptomidega väljast mingite tablettidega need sümptomid said alla suruda, aga kehal on ikkagi ju sõnum anda, ta kõrgub edasi, aga siis lihtsalt teist teed pidi. See, et praegu mingi hantaasi meil on väga populaarne. Kohe peale COVIDit tuli see monkeypoxi asi, et need ahvirõuged. Aga see kuidagi kommunikeeriti väga homode kraesse ja lihtsalt terved heteroinimesed ei tundnud ennast väga puudutatuna, aga nüüd on hanta, kus kasutatakse isegi samu näitlejaid, samu influencere ehk suunamudijaid, kes siis ütleks, väga hirmus on, olen siin kruiisilaeva peal ja väga hirmus on. Ja siis on välja tegelikult joonistatud nende samade vandenõu analüütikute poolt need skeemid, kuidas mingi tüüp, kes ta õde on suurfarmaga seotud ja nii edasi. Asjad, mida ei pea uskuma, mis tundub nagu nii koledalt ja ometi ei saa neid asju öelda. Niimoodi ikka ju valetatakse rahvale. Aga võtta näpust. Nii see kolemäng käib. Ega Eestiski COVID ja kui kirjutati suunamudijaid läbi, et kas sa saaksid palun reklaamida, nii oluline teema. Ja lõpuks, mis need vaktsiinid aitasid või. Vabadused.ee portaal kirjutas loo, kuidas Lõuna-Korea ülikooli vaktsiini uuenduskeskus ja USA biotehnoloogia ettevõtte Moderna on juba 2023. aastast ühiselt arendanud hantaviiruse mRNA vaktsiini. Näiteks Pfizeril nendes COVID-i vaktsiinides võimaliku kõrvaltoimena oli välja toodud hantaviirus. Et jah,
Ja juba Covidi aegu ma jagasin seda infot, et järgmine pandeemia, mis kindlasti tuleb, sest et selle Covidi pinnalt hakati kõiki neid IHR ja neid riikidevahelisi leppeid muutma selle mõttega, et järgmine kord pandeemia ei pea olema isegi midagi ohtlikku, piisab, kui ta hästi palju levib. Midagi täiesti leebet süütut, aga levib, aga kõik peavad. Neil on kohustus osta need vaktsiinid välja, kohustus hakata kõiki vaktsineerima kas või sunniviisiliselt, sest kaitsma peab ju isegi asjast, mis ei vääri sellist pingutust, mis sind ei pruugi puudutadagi, sest see nakatus ei ole väga leviv. Või see levib, aga sa nakatud ja see ei tekita sulle mitte mingeid suuri probleeme. Põed läbi, lähed eluga edasi. Ja oli teada, et need, kes vaktsiini ära teevad, nende tervistega hakkavad igasugu anomaaliad, südamereabandused, turbovähid, südame-veresoonkonna igasugused teemad, raseduste katkemised, see kõik oli teada, sest võimalike kõrvaltoimetena olid need loetletud, aga inimesed, kes vaktsineerisid, neile ei antud seda teadlikku nõusolekut, ehk siis neile ei räägitud võimalikest kõrvaltoimetest, piisas sellest, kus ütlesid tehti, aga see ei ole see teadvustatud. Jah, ma ei mäletagi neid, ma olen praegu ennast obaraks jalutanud, sest mul oli vaja kõrg magama panna, et ma saaks teile ära rääkida, mis minu arust on kõige olulisem. Ja siis ma kui jalutasin. Jalutamine on väga positiivne, see on ka üks tervislikke asju, aga kui ei ole väga palju magada saanud, siis isegi see jalutamine võib tunduda selline üle jõu käivana. Ja oli teada, et need, kes on vaktsineeritud, neil tekivad mingid imelikud, siuksed ebatavalised tervislikud kõrvalekalded, mis võidakse lugeda järgmiseks pandeemiaks, ehk siis hakkavad inimestel tekkima sümptomid, mis annavad märku, et kehas on mingi suur kriis ja see loetakse siis suureks pandeemiaks. Nii, Telegram 8. mai kirjutab väike ülevaade hantaviiruse puhangust. Moderna aktsia väärtus tõusis 10%. 2. mail teatas Maailma Terviseorganisatsioon, et Atlandi ookeanil seileval kruiisilaeval MB Hondius on tekkinud kolle reisijatest, kes on haigestunud raskesse hingamisteede haigusesse. 4. mai seisuga oli haigestunud 7 reisijat, kellest 3 surid. Laboritestid kinnitasid 2 juhtumis hantaviiruse nakkuse. Ülejäänud 5 jäid kahtlusalusteks. ERR-i andmetel puhang Eestile ohtu ei kujuta, kuidagi déjà vu. Covid pidi ka olema kuskil kaugel, ei ole midagi, võtke rahulikult, äkki see pumm. Kõik, maskid, testid, tööle ei saa, teatrisse ei saa. Nii paljud on surnud, haiglad on ülekoormatud, aga inimesed, kes trehvasid mõttes Covidi osakondadesse, päris tühjad olid. Ka viroloog Irja Lutsar, kes siis, kui ta ütles kõigile teistele, kandke maski, läks ise juuksurisse ja ei kandnud seal maski. Toonitas, et paanikaks põhjust ei ole. Meil ei ole mingit hirmu vaja tunda ja minu arusaamist järgi ühtegi eestlast sellel laeval ka ei olnud. Seal laeval on küll nakatunuid ja seal on inimeselt inimesele levinud, aga kui me jällegi mõtleme, siis koroonaviiruse ajal olid ju ka kruiisilaevade puhangud. Seal ikkagi mitukümmend protsenti kruiisilaeva inimestest nakatus selle koroonaviirusega tookord. Siin midagi niisugust ei ole, rääkis Lutsar ERR-ile. Mõtlen, kuidas siuke asi üldse trükki jõudis? Ta räägib ju siin täiesti soga juttu, et Covidi aegu ka oli, mis meil Covidi aegu siis järgnes. Kuidas see ei erine sellest, mis toimus Covidi aegu? Neuroteaduste doktor Helen Las kommenteeris telegram.ee-le, et hantaviirust ei peeta tavaolukorras inimeselt inimesele levivaks viiruseks. Vähemalt õpetati seda nii ülikoolis 1990. aastatel, sealhulgas doktor Jollerile ja teistele. Ning seda on kinnitanud ka senine praktika. Seetõttu tekitavad praegused jutud paratamatult küsimusi, mis on vahepeal muutunud ja millele selline tõlgendus tugineb. Jälle need PCR-testid. 7. mai seisuga oli kruiisilaeval teatatud 8. juhtumist, 3. kinnitatud nakkusest. Sõna kinnitatud on siin aga problemaatiline, sest jutt käib PCR-testidest. Nendega oleme kõik liigagi tuttavad. Coca-Cola, lõunal, millel kõigel oli Covid. Ja PCR-testi looja on öelnud, et sellega ei saa viiruseid testida, sest ta näitab ka neid surnud ja mitteaktiivseid viiruseosakesi. Ehk siis see on testimine kohvipaksu pealt, rääkides ebateadusest ja ufuundusest ja nii edasi. Väidetavalt nakatavad hantaviirused närilisi sageli ilma sümptomiteta ning võivad inimestele levida aerosoolseks muutunud sülje, uriini või väljaheidete kaudu. BBC andmetel on varased sümptomid sarnased gripile, palavik, väsimus, lihasvalu, samuti võivad tekkida õhupuudus, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine või kõhulahtisus. Inimeselt inimesele levikut on aeg-ajalt anekdootlikult kirjeldatud, kuid 2022. aasta uuring leidis, et selle kohta puuduvad tõendid. Seetõttu oli tähelepanuväärne, et WHO teatas, et kruiisilaeval ei olnud rotte,
Väide, mis on A väga ebatõenäoline ja B, mida ei ole selles etapis võimalik kindlalt teada, kuna laev viibib Kanaari saarte lähistel isolatsioonis. Näib, et sellega valmistati pinnast narratiivil, et viirus on muteerunud ja levib inimestelt inimesele. Mingi hetk siin räägiti, et kuna kliima nii soojeneb, meil siin Eesti kevad, märkasite, kui ebatavaliselt soe siin oli, lund ja rahet, mis siin tuli, kuidas räägiti, et nüüd, kuna liustikud sulavad, siis seal jää alt, digikeelt sealt sulab välja mingi suur ja vana kole viirus. Kogu aeg mingi hirmutamine käib seal samas, kui grippi haigestub, sureb maailmas iga-aastaselt väga palju inimesi. Aga gripivaktsiiniga jäädakse ka väga haigeks, nii nagu kõigi nende teistegagi. Ja gripp ei ole midagi, gripp on gripp. Ja COVIDi puhul inimesed ütlesid, et gripp on palju hullem kui see COVIDi põdemine, kes said kogeda mõlema sümptomeid. Milleks siis need nimetused, et nüüd on hanta ja nüüd peab kartma, sest me kardame midagi, mille kohta meil puudub kogemus, varasem teadmine. Ja sellepärast paljud inimesed istuvad edasi suhtes, kus neil on halb, siis nad arvavad, et äkki see teadmatus järgmises suhtes, äkki see on midagi hullemat. Ja siis nad kannatavad ja kannatavad. Õnnan, kui elu sekkub ja ära päästab, aga valitakse kannatada, sest see on vähemalt tuttav, see on tuttav kannatus. Ja nii on ka meie tervishoius. Et me tuleb mingi uus nimi, uus gripp, uus taud ja me teeme kaasa neid asju, mida palutakse, sest see on nüüd väga palju hirmsam kui see kõik muu, mida te olete kogenud. 12. mai doktor Aivar Tilp kirjutab oma Facebooki lehel. Soome valitsus on kuulutanud hantaviiruse ülikiiresti ohtlikuks nakkushaiguseks. Surmast on siiani üle maailma alla 10 juhtumi. Võrdluseks 1918. aasta gripiga, mis tappis üle 20 miljoni inimese, aga kui me nüüd seda ajalugu oleme uurinud, siis ega sealgi midagi sellist lihtsalt tekkis tühja koha pealt ei ole. Hongkongi gripp ka mitu miljonit. Ka Postimees näitab videosid tuttavatest valgetest kombinesioonidest, maskidest, meditsiinitöötajate piserdamisest kemikaalidega, jääb vaid oodata liikumispiiranguid, kaugtööd ja sundvaktsineerimisi kiiruga välja töötatud lõpuni uurimata mRNA vaktsiinidega. Tundub üldse, et nagu 5 aastat tagasi kogu epideemia vastase võitluse eesmärk ongi vaktsineerimine. Seekord siis vägivaldne sundvaktsineerimine oma trahvide ja jõuorganite õiguste laiendamisega. Kusjuures demokraatiast pole enam juttugi. Leedu parlamendi liige Rimas Jankunas, kes on ka endine Leedu ravimiameti juht, teatas, et Leedu Seimi juhataja keelas Seimi täiskogul WHO pandeemialeppe arutelu üleüldse, mis on ränk Seimi seaduse rikkumine. See näitab selgelt, et selle pandeemialeppega on seotud hoopis muud huvid, mille arutelu püütakse igati vältida. Sisuliselt püütakse kõik riigiorganid allutada üle maailma WHO diktaadile, mille pearahastaja on vaktsiinimüügi kartelli Gavi omanik miljardär Bill Gates, kes on rääkinud muuhulgas ka depopulatsiooni olulisusest, sest rahvast on liiga palju inimesi ja nad on isegi öelnud, et vaktsiinidega saab rahvaarvu korrigeerida. Aga kuidagi läheb mööda igasugu jollaritest ja teistest need faktid. Ja Jankunas on siis öelnud, et nad informeerisid asjast juriste, korraldasid pressikonverentsi, leedulased ei anna alla, eestlased ka mitte. Ja numbritest rääkides ongi, kui meil siin igal aastal autoõnnetustest saab vaadata, kui palju inimesi surma, autosid ei keelata ära. Ja see on selline absurdum. Tegelikkuses keerleb ümber kontrolli, võimu, sa pead hakkama ennast igal pool tuvastama, kes sa oled, kas sa oled süstitud. See on täielik Hiina. Aga ei, Hiinas on asjad ju pahasti, meil ei ole siin Hiina, meil on siin lihtsalt hoolimine. Nii, Õhtuleht kirjutab, Joller tahab karmistada kontrolli ohtlike tervishoiuteenustele ja mina ütlen, et samus, et vaktsiinid on päris ohtlikud, et kas me tõesti jõudsime ühele lehele omadega. Aga kuna Joller sai vastava õppe Ameerikamaal, kus said ka kõik teised riikide esindajad vastaval teemal väljaõppe, kuidas, kuna, mis poos võtta, kuidas rahvale peale lennata, siis ilmselgelt ta räägib ohtlikest tervishoiuteenustest. Ta peab siis silmas homeopaatiat, loodusravi, kõike seda, mis on väga palju vanem kui see tabletiravi. Ja inimesed olid enne tabletiravi tervemad. Eluajad võisid olla lühemad, me oleme edasi arenenud, paljuski targemaks saanud, aga see moodne ravimeetod, see allopaatiline meditsiin, kus me lihtsalt sümptomid alla surume. Kui miski on ebaravi, siis ma arvan, et ebaravi on see, kui öeldakse, et sind ravitakse, aga tegelikult surutakse sümptomid alla ja see, mis su kehas päriselt räägib, mis päriselt on disharmoonias,
Noh, ma ei tea. Ja kui sa lõpuks pettud sellest tavameditsiinist, siis sa lähed otsima abi sealt, kus hakatakse uurima, kas seal taga on mingi mõttemuster, mingi trauma, mingi elustiili osa, mis sind ei tee nii, aga mis on väga sisse harjunud. Ja vot, ebateadusest ja see on nii huvitav, kuidas Sotsiaalministeeriumi Facebooki lehel, näeb välja nagu Ukraina Sotsiaalministeerium, aga keele järgi saad aru, et ikka just. Sotsiaalminister Karmen Joller soovib anda Terviseametile selgemad võimalused sekkumiseks, kui tervishoiuteenuse nime all pakutakse ebaravi või kasutatakse praktikat, mis võivad inimese tervist ohustada. Kuramuse hooli, värk, loe ja imesta ja ole tänulik. Mida plaanitakse muudatustega teha? Peatada ebaravi ja ohtlike praktikate pakkumine tervishoiuteenuse sildi all. Sest tervishoid, see on see samune, et sinu tervis on meie hoida ja lüpsta. Anda riigile võimalus kiiresti sekkuda, kui patsiendi tervis on ohus, aga sa ei taha ravi. Sa arvad, et sa tuled sellega toime ja sa oled ka varem seda sama tervise teemat kogenud ja sa oled ise hakkama saanud, aga ei. Riik peab saama sekkuda sinu tervisesse, sest sinu tervis ei ole sinu tervis, see on riiklik kapital. Vältida olukordi, kus tegevusluba kasutatakse eksitavalt või valel eesmärgil, tagada tervishoiuteenust pakuvad ainult pädevad ja vastutavad spetsialistid. Võtke need spetsialistid vastutusele siis. Kas teate lugu, kus mõni arst on päriselt vastutanud? Ravivead, COVID-aeg, mis toimus, need tapvad raviprotokollid, keegi ei vastuta. Ja vastutavad spetsialistid. Iga inimene vastutab ise oma tervisest. Iga inimene peab ise enda sees hoidma seda kõhutunnet, et ma ei tea, see ei ole õige. Inimesel peab olema kindlus, et tervishoiuteenuse nime all pakutav abi on ohutu ja põhineb tänapäevasel meditsiinil. Just see tänapäevane on oluline. Aga see, et need vanad meetodid on tõhusamad, peab olema tänapäevane. Kui tervishoiutöötaja tegutseb selgelt väljaspool oma pädevust või seab patsiendi ohtu, peab riik saama kiiresti sekkuda ja vajadusel teenuse osutamise peatada. Vot, ja siis on üks arst. Ja ma arvan, et kõik temaskused arstid saavad endale siis kirve teha kohale Sergei Saadid, Helen Lasnik, kõik, kes julgavad rääkida päriselt inimeste tervisest seistes. Igatahes doktor Aivar Tilk kirjutab. Karmen Joller alustab sõjakäiku ebaravi suhtes ja kohe karmide meetmetega. Arstina töötamise õigus võitakse peatada või lõpetada Terviseameti poolt. Kui ma ülikoolis õppisin, siis ei rääkinud meile ükski õppejõud, et on olemas ebaravi. Ka spetsialiseerumise käigus ei räägitud. See tuli esile alles COVID-pandeemia ajal, kus õige ravi tähendas, et koroonaviiruse vastu ravi ei ole, on vaid vaktsineerimine, mis oli vale, sest Indias raviti 100 miljoneid haigeid terveks ivermectiniga. Rääkisin sellel Skype'is doktor Mahesh Malapaga Bangalorest, vabandage, see kindlasti ei olnud õige hääldus, aga oluline on sisu, kes kinnitas, et ivermectin on odav ja väga efektiivne ravim. Kui ma ise koroonaviirust põdesin, võtsin 3. päeval 18 milligrammi ivermectini ja kaebused kadusid 24 tunni jooksul. Sama tehti paljudes maades ja siis selgus, et palju reklaamitud vaktsiin ei kaitsegi haiguse vastu ja pealegi pole tema turvalisust keegi uurinud. Tegelikult uuritega selgus, et kõik hiired surid ära inimeste peale ja hakatud katsetama ja uuriti, aga selgus, et ongi täpselt see, mida on vaja depopulatsiooni eesmärgi teenimiseks. Puudus placebo võrdlusgrupp. Pfizeri vaktsiini võrreldi Modernaga ja tüsistusi ei registreeritud. Kõrvaltoimete nimekiri oli 10 lehekülge pikk. Järelikult oli vaktsineerimine ise koroonaviiruse ebaravi. Mäletan ühte perearst Jolleri intervjuud, kus ta teatas koroona ajal, et võtame lapsed kinni ja süstime ära isegi, kui nad on vastu. Kuna vaktsineerimine oli ebaefektiivne ja efektiivset ravi varjati, võib tema tegevust kvalifitseerida küll ebaravi ja vägivalla propageerimiseks. Võtame kas või homöopaatia, mis on eraldi välja toodud. Tegemist on lääne meditsiiniga, mis on vanem kui tabletiravi. Homöopaadi koolitus kestab 4 aastat. Kasutajaid on miljoneid. Eriti populaarne näiteks Inglismaal, Prantsusmaal, Indias ja Saksamaal. Ravimid on väga odavad. Tavaliselt saab inimene terveks vaid mõne annusega ja kõrvaltoimed puuduvad. Probleem on, et sellega ravitakse sageli haiguse juurpõhjusi ja neid ei saa määrata põhimõttel, seda ravimit võtad elu lõpuni. Kui võtad elu lõpuni, siis tähendab, et arst ei eeldagi, et sa võiks terveks saada. Kui arst ei soovi sind terveks ravida, tegeleb ta ebameditsiiniga ja muidugi peab sellega võitlema. Aga Jolleri eelnõus on kõik pea peale vööratud. Lubatud on vaid ravimeetodid, mis hoiavad sind igavesti tabletis või süstis kinni, vaatamata nende kõrvaltoimetele, mis võivad toota uusi haigusi ehk turgu. Kuidas sobib Eesti riigilt palka saava ministri tegevusega kokku olla paralleelselt eraomanduses olevate ülemaailmsete ravimifirmade müügimees?
ja turu suurendamiseks luua seadusi, mis tekitavad turgu juurde ja hävitavad konkurentsi. Ebameditsiini tulemus on see, et meil varsti enam pole terveid inimesi. Algallikad kommentaarides. Vot nii. Ja need asjad on olulised, sest mingi hetk sa võid minna selle kõigega kaasa, see ajupesu ja vahutamine, kui tuleb telekast uudistest mingid kuulsused ka, tule pane õlg alla, tule sõeluuringule, hoolime sinust, sinu lähedast muretsad su pärast, hoolitse mu tervisest, sest et see on su lähedastele oluline. Mingid sellised peened psühholoogilised võtted. Jah, me peame olema väga niimoodi ärkvel, aeg-ajalt võtma puhkust, kas või mingi aja päevas, kus me lähme kõigest sellest infost niimoodi, et oled ainult sina ise, see ruum, mis on su ümber, kõik see rõõm, mida sa oled sellest päevast kogenud, jätad kõik sellised asjad kõrvale. Ja tegelikult päriselt enda tervendamisega ehk kõik sellised, mul viimasel on väga palju viha teemat. Lihtsalt olen nagu nii eneses on mingi pettumus, viha, kurbus ja siis seda niimoodi seedida. Kui päeva jooksul on tempo peal, sa pead hakkama saama, sa pead kõikega nagu toime tulema. Seal ei ole seda ruumi, et ma võiks tegeleda sellega, mis päriselt nagu, kus see juurpõhjus on. Kas ma lapsena olen seda sama tunnet tundnud ja endas alla surunud, et olla hea tüdruk, mitte paati kõigutada, et lihtsalt kuidagi ära olla, et keegi kivitseks, kõik oleks hästi. Ja see nõuab seda sellist nullseisundit, kus sa kõik mulle üldse välis vaatad, mis esile tuleb, vabastad ja selle praktika lõpuks on siis see, et sa saad aru, et see kõik on pseudo. See pole päris. Päris on see, et ma olen siin, mul on 2 kätt, 2 jalga, ma tunnen eneses väga suurt armastust oma elu vastu, inimeste vastu oma ümber. See on päris. Kõik muu on see, mis üritab mind sellest kõrvale triivida ja ma tegelen mingite asjadega, mis selles plaanis ei ole pseudo, et nad avaldavad reaalselt mõju mu elule. Aga ma ei tohi lasta seda mõju avaldada ja see lahendus ei ole siis see, et ma lihtsalt surun alla, keskendun mujale, vaid ma lähen sellesse kohta, kus ma annan ruumi, et nii, tulge kõik esile, mis tulema peab ja see on kestev töö. Sest meis on nii palju kihte ja me lähme järjest sügavamale. Ja mis inimesed põgenevad nende kihtide eest on see, et mingi hetk tuleb tunnistada iseenda vigu, eksimusi ja vaadata ennast kui sellist vigadega inimest. Ja kui su argipäev on see, et sa soovid head, sa tahad head, sa annad endast kõik. Ja saad aru, et ma võin tahta parimat, aga sellegi poolest ma aeg komistan. Ja siis selline, mida ma üldse siis pingutan, kui ma halvasti või kuidagi põrunult neid asju teen. Siis, ja aga selle, proovime paremini. Kui endale seda sõnumit lubada, et ma püüan paremini, ma õppisin sellest. Aga jah, ma lähen asjalikemate asjade juurde. Ja lihtsalt üks näide hirmukampaaniate telgitagustesse. 8-aastane Daisy Hildebrand Texasest. Ametlikult suri leetritega seotud kopsuhaigusesse. Tegelikkus 8-aastase Daisy Hildebrandi lugu kasutati leetrite hirmu õhutamiseks. Faktid näitavad aga, et tema surm ei olnud leetritega mingil moel seotud. Kuni 2025. aasta märtsini tehti tüdrukule mitmeid meditsiinilisi sekkumisi. Tal diagnoositi mononukleoos, streptokokk, kurguvalu ja kopsupõletik ning talle manustati edutult suures koguses steroidi ja antibiootikume. 21. märtsil viidi Daisy haiglasse kopsupõletiku, hüpoksia ja dehüdratsiooniga. Talle määrati uuesti antibiootikumid ja steroidid. Haiglas viibimise 2. või 3. päeval tekkis Daisyl lööve. Oluline. Löövet ei olnud haiglasse vastuvõtmisel, see tekkis pärast ravi algust. See näitab, et see lööve oli tüüpiline ravimitest põhjustatud toksine reaktsioon, mitte leetrid. Positiivsed PCR-testi põhjal diagnoosisid arstid aga leetrid. Jälle see kuulus PCR-test. 27. märtsil viidi Daisy raskes seisundis uuesti haiglasse. Seekord diagnoositi leetrite kopsupõletik. Antibiootikumide manustamine lõpetati, kuid määrati veelgi suuremad intravernoossete steroidide annused. See viis organismi taastumismehhanismide täieliku allasurumiseni ja kopsude seisundi halvenemiseni. Lisaks, tema vanemate sõnul ei antud lapsele vaatamata tugevale janule ja näljale vett ja toitu. Ebapiisav toitumine ja vedeliku puudus nõrgestasid teda veelgi. Lisaks anti tüdrukule õrnema kõrgsurvehapniku asemel kõrgsurvehapnikumask, mis kahjustas mehaaniliselt tema kopsukude. Tekkis paratrauma, alveoolide raske kahjustus ja laps intubeeriti. Daisy suri lõpuks ventilaatori all olles. Vahetult enne surma näitasid rögakultuurid tema kopsudes E. coli bakteri olemasolu.
See ei olnud aga haiguse põhjus, vaid kudede hävimise eeldatav tagajärg. Seega pole mingeid tõendeid selle kohta, et teisel üldse leetrid oleksid olnud. Tema keha hävitati meditsiiniliste sekkumiste ahelaga. Põletiku mahasurumine ravimitega, dehüdratsioon, kopsutrauma ja kunstlikult häiritud hingamine. Tema surma kasutamine leetrite vaktsineerimise propageerimiseks on häbematu ja küüniline vale. Ja sellist näidet ei maksa kaugelt otsida. Läti, see noor poiss, kes siin oli 5-aastane, sama lugu. Natuke teistsugused detailid, aga samamoodi leetrid, minge vaktsineerima. Vaadake, mis temaga juhtus, mis päriselt juhtus. Vot. Ja Meme Lux kirjutab oma Facebooki lehel, mis meil päriselt meditsiinis toimub, mis on see statistika. Ja samal ajal Tervisekassa juhatuse liikmed said tulemustasu ja uue kuupalga. Aprilli lõpus määrati sotsiaalministri allkirjastatud otsusega Tervisekassa juhatuse liikmetele eelmise aasta tulemuste pealt tulemustasu ja teise käskkirjaga kinnitati uus, pisut suurem kuupalk. Tulemustasu, mis see tulemus on? Raha on just küll üle. Ja ma loen nüüd kiirelt ette selle statistika, mis Meme Lux siis jagas. Eesti tervisesüsteemi tegelik seisnumbrites. Eestis elab umbes 1,37 miljonit inimest. Ravikindlustatud on umbes 1,29 miljonit inimest. Eesti tervishoiukulud moodustavad umbes 7,5% SKT-st. Üle 11% inimestest ei saa vajalikku arstiabi õigel ajal. Perearstisüsteem. Eelarve aastas on circa 300 miljonit, millest ravile kulus vaid 195 miljonit. 132 055 inimest on ilma püsiva perearstita. 258 perearsti on vanuses 65–83. Ida-Virumaal võib järgmise 5 aasta jooksul süsteemist lahkuda üle 50 perearsti. Perearsti abirahastus kasvas 2024. aastal 12%. Tervisekassa rahulolu näitaja oli umbes 77%, kuramuse number. Kättesaadavuse näitaja umbes 74%. Rahvastiku tervis. 52% tööealistest eestlastest on ülekaalus või rasvunud. Meestest on ülekaalus või rasvunud üle 60%. 28% esimese klassi lastest on liigse kehakaaluga. Iga 8. laps on rasvunud. Ja siit tulevad edasi kroonilised haigused. Ma ei hakka seda kõike ette lugema, aga ma tulen raha juurde. Tervisekassa planeeritud puudujääk ulatus 2025. aastal 167,6 miljoni euroni. 80% ravirahast kulub umbes 20% elanikkonnast, kes on siis tõmmatud sinna sellesse nõiaringi. Välditav suremus Eestis on 323 surma 100 000 elaniku kohta, OECD keskmine on 222. Meie omaosalus 22% on Euroopa kõrgeim. Kas me tahame jätkata süsteemiga, mis tegeleb peamiselt haiguste haldamisega või liikuda süsteemi poole, mis aitab inimestel päriselt tervemaks saada? Kõige paremad patsiendid on võimendatud patsiendid. Need, kes on tervisetargad, tegelevad oma tervisega ja on arstidele partneriteks, aga mitte patsientideks. Allikad Tervise Arengu Instituut, Tervisekassa, OECD Eesti terviseprofiil 2025, Sotsiaalministeeriumi perearsti abi, PTK 2026. Ja isegi Õhtuleht kirjutas sellest, et Tervisekassa sajab raha üle ääre ja tore, et Peavoolumeedia ka sellest räägib. Ja räägitakse justkui tervishoid on krooniliselt alarahastatud, rohkem raha, tegelikult raha jääb üle. Mina ütlen seda, et tervis ja äri tuleb omavahel lahutada, siis me hakkame liikuma tervise suunal. Tänasel päeval, kus haigused, nõrk immuunsus, see kõik teenib farmaatsiatööstust, siis see farmaatsiatööstus jääbki tegema neid samme, et inimesed oleksid haiged, sest kui minust on väga raske midagi sellel süsteemil välja pigistada. Ma sünnitan ka kodus, ma maksan ise selle kinni, ma ei lähe haiglasse sinna, kus iga liigutus maksab. Ja selles plaanis, et kui nad annavad haiglas mingit ravimit, siis selle ravimi omahind on üliväike võrreldes sellega, kuidas see kuluridadesse kirja läheb. Iga sekkumisega nad teenivad. Ja kui mul ongi midagi, ma lähen viimases hädas perearsti juurde või mingi eriarsti juurde ja siis on need, kellel igakuiselt ongi, mul on nüüd see arst, see uuring, see läbivaatus. Ja ma arvan, et see ongi tänu sellele, et ma tahan teada, mis see sõnum on. Miks see asi minuga nii on või lastest. Lapsed on väga head peeglid, sest nii väiksed lapsed on veel ema energia väljas ja nad annavad märku, kui miskit on. Et mis see sõnum on, mida ma peaks sellest õppima
Ja see ei tähenda seda, et ma olen elupäevade lõpuni siis terve, tulevad järgmised sellised õpetused. Ja sellele peab olema avatud. Ja siis samal ajal käib meil vaimse tervise äri, selline ülespuhumine, kõigil on mingid diagnoosid, kõigil on mingid teemad. Ma ei tea, lõpetage nutiseades passimine, lõpetage oma veipimised, suitsetamised, alkohol, laskegi kõigel esile tulla, mida te alla surute. Ja siis on see vaimse tervise pool ka, põhimõtteliselt ise ära lahenduv. Siis te saate aru, mis on see, mis mind päriselt häirib, sest minul on see viga, et ma vaatsin magusast tuge, kui mingi teema tuleb esile, siis praegu on kõht on nii lühi. Ma nii väga tahaks praegu midagi magusat. Ja kui seda magusat ei ole käe ulatuses, siis ma jõuan sinna, et tegelikult on see asi, mis praegu tahtis, et ma sellele mõtleks, et ma selle ära seediks, vabastaks. Ma arvan, et see ongi normaalne. Ja see on see põhjus, miks meil tuuakse linna poodidele väga lähedal, et meil oleks kõik see uinutus käe-jale ulatuses. See on see, miks meil pannakse sõltuma nutiseadmetest. Ja meil tuleb sellest targem olla, kui me tahame inimestena päriselt areneda. Praegu toimub täielik degenereerimine. Ja rääkides vaimse tervise probleemidest, Riigikogus moodustati LGBT+ kogukonna toetusrühm 17. mail. Huvitav. See on täitsa vale kuupäev. Igatahes Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon, Riigikogu 2 fraktsiooni liikmed asutasid täna rahvusvahelisel homo- ja transfoobia vastasel päeval LGBT+ kogukonna toetusrühma ja valisid selle esimeheks sotsiaaldemokraat Eduard Odinetsi ning aseesimeheks Hendrik Terrase Eesti 200 fraktsioonist. Hiljaaegu Ester Karuse ütles, et tal on nii palju õppida Terraselt. Ja mul oli lihtsalt täitsa segadust. Nii, Ester, ma ei tea sind, aga see lause ütles sinu enda kohta väga palju. Parlamendi liikmete ühenduse eesmärgiks on edendada koostööd Riigikogu. Parlamendi liikmete ühenduse eesmärgiks on edendada koostööd Riigikogu ning LGBT+ esindus ja eestkoostööorganisatsioonide vahel. Algatada vajadusel kogukonda puudutavaid õigusakte ning arendada ühiskonnas dialoogi LGBT+ teemadel. See LGBT+, see pluss tähendab seda, et nad jõuavad ka sinna, kus on see mainoretrakt edasi, ehk siis pedofiilid. Ja see pedofiilia normaliseerimine käib nii täiesti uurida. Ja kui ma mõtlen selle ettevaatus.ee saidi peale, siis tõesti, kui ma sinna olen vaadanud, siis see on täiesti masendav, ega vist ei olegi terveid inimesi enam. Ja kui ma vaatan seal neid nägusid, nimesid, mõnel on tõesti nagu täitsa inimese nägu peas. Mina mõtlesin, et retsidivistid, ma olen paljud ikka pilgust aru saanud, kui inimesel on midagi viga. Aga on täitsa viisakaid ja sinna muudkui lisandub neid nimesid. Ja see tekitab minust teatud õõva, sest kõik need ohvrid ega sealt sellisest kogemusest terveks inimeseks kasvada ei ole lihtne, et taas toodetakse seda samast ühiskonnakihti, kes on valmis kahjustama teisi enda mingi perverssuse või haiglase olemuse pärast. Ja see pealekasv, me peame oma lapsi kaitsma. See, et Viljandis taheti see LGBT lipp välja rullida, ainult tänulik, et see keelati, sest lastekaitsepäeval kui ikkagi laste päralt ja kui sellistest peab lapsi kaitsma, kogu see show, see riietused, need karnevalid, see ongi suunatud ju laste tähelepanu saamisele. Et näidata ennast millegi nunnu ja ohutu ja lõbusana ja tegelikkus. Seda on juba ka eelmistel sajandil proovitud juurutada, et meie Euroopa sellisesse normide ruumi sisse juurutada pedofiilia. See, et see kuskil seal moslemitele niimoodi võib aset leida, okei. Ja seal ka see taastoodab ennast. Siin meil on euroopalikud väärtused, aga ometigi need euroopalikud väärtused on jõudnud millekski päris koledaks. Ja siis ma mõtlen, et keda meil nagu presenteeritakse. Eurovisioon, see on täiesti niisugune, mida need ninjad mõtlesid, heteronaised ja valged, ma ei tea. Igatahes, kui vaadata kas või seda, mida meil presenteeritakse, siis sellena, et noored, mille poole püüelda, sa oled andekas muusik. Eurovisioon, Eesti laul, kõik see on ju päris palju, kus ennast näidata maailmale. Mina olen see, mul on see anne, see kirg. Aga lõpuks vaatad, kes sinna püünele saavad, siis üksikud erandid, jah, kas või see sama heteronaiste bänd on ju, valgete heteronaiste. Aga see koorekiht, keda presenteeritakse, kes on siis need edukad ja kõige rohkem tunnustatud, see koorekiht on ikka kaunis kakane. Ja räägitakse vaenulikult. Mina kõik olen praegu vaenulikult, kui mõtlen nende kohta kakane on ju. Aga kuhu see vaenulikkus täna tegelikult selle peavoolu poolest, see vaenulikkus on selle valge heteromehe suhtes. Ja see ei ole mu välja mõeldis.
Objektiiv 11. mai. Uuring. Mehed on süüdi fossiilkütustega töötavas heteropatriarhaadis. 13 riigist pärit 20 teadlase kliimateaduse metaanalüüsist selgub, et maa seisab silmitsi pöördumatu kliimakahjuga, mida põhjustavad suuresti edukad valged mehed, millest omakorda vabastab ökonaisõiguslus. Ökonaisõiguslus päästab planeedi maa. See kõlab nagu mingi väga-väga kentsakas filmis selline süžeet. Ja siis tulevad need ökonaissõdalased ja nad päästavad maa heteropatriarhaadi käest. On ikka pahalased küll need mehed. Mina ütlen, et asi ei ole meestes. Asi on selles, et meil on maailmas liiga palju ahnust ja nende ahnete seas on ka need ökonaisõiguslased, võtke kas või need vaimsed inimesed, me oleme nii vaimsed ja siis vaata palju nad kui maiad nad raha peale on, kuidas neil on väga oluline, et neil oleks ikka edevad ja uhked asjad ja sõidukid ja reisid, aga vaimsus. Lõpuks ongi ahnus see, mis maale teeb liiga. Aga mis puudutab mingit kliimavärki, siis jah, see on ikka luulu ja see on nii tõestatud luulu, et kõik, kes räägivad veel mingit kliimateadusest ja kliimakatastroofist, siis ma vaatan neid siukse pilguga, et ma ei tea, et see vaimuhaiguste värk on kuidagi väga käest ära läinud, kui sa nagu nii suures reaalsusest irdumises suudad tegutseda, et sa ei tunnista endale fakte, mis on väga tugevad faktid ja sa elad oma mingis luulus edasi. Nii. Ma tämpa pikampat saadet saigid ette. Mul tule ütele pojale latsiaida perre minna. Kõnelamalda jäi vill sõateeme, kuis on mõnegi suur õppus tuleman Vigoros Varjor, mõnegi inglisekeelne nimi, mis tähendas tugev sõdalane, sest sõda tuu on midagi väga romantilist. Päriselt on tegemist genotsiidiga ja tuust ma kõnele järgmitsen saate, mille ma nii arva, mille ma säänest infot ikka jaka. Ildaigu juhtusi sääne kentsakas lugu, et oli rattasõidupäiv meil siin keskplatsi peal ja sest ma mõtlen, et võis nagu minna, aga mul üldse ei meeldu Liina üritusel Hampelmanni ja Limuka omavasel mikrofoni sääne nagu võlss asi ja kuna ma olen isiklikult näidega kokku puhtuna ja sa arvu tühe inimesena omavahel näide jaoks ongi ta kest väga oluline, kus ma olen taa ja ui, ma olen nii naljamis, aga päriselt silmast silma kõnelda, sest ma pean nagu mändsitki loosungid täys, mõteldana ei saa, sest kui nad nakkas mõtlema, sest ma peasin mukka nagu nakkama üten kuun mõtlema ja see ongi sääne, et sa oled venemiilne aastid ildampa, kui ma arvu saia, et mul oli õigus kuis Liina kooli omava paremba kuna erakooli ja siis ka, et inimesele silma ütleb, et ei ole ju, on küll, see on nagu neid näiteid on viil ja siis ma tundsin, et ma ei taha oma tuju nagu rikku, et ma üldsegi ullikaisi seal kaia ja olles nagu ullika saan, ma saan see nagu süüdumatu ja saan selle andas võime, sest see on nagu kriip henge ja siis ma mõtlen, et häkkene küll Kertu, sa pead hakka rahu sõlma. Sa elad siin Liinan, sul tuled hakka toime tulla, sa pead lepmena omavagi säänse. A tämpe ma olin veel sääl. Ja siis läks paar päeva mööda ja see tuli küll ja ütel, et nakkas siin Liina pead maha võtma. Mis? Ja taad samast volikogu aseesimist ka, kes mulle on väga tõese mulje. Ma olen nagu tundma opnud kes ta inimesena on, tuu, mis asju ta must säledakan kõnelnu, kellena ta minna püüdnu imene näydada, kõige olulisem teema mu jaos ja tuu kallale naada. Hea küll, inimene, kellel esihindal latsigi ole. Või olla põhjusega, et ei ole. Ja siis oli kuigi muudu sääne tunne, et jumal, see eks kullet minna. Aituma, et see eks kullet minna. Ma tiedäkin asemalla tulee se või olla, et umbusaldus sattas läbi ja kui sattas, siis ma väga põnevusega ooda, kelle asemale tuleb isikliku omava samasugutse limuka, sest vähemalt mul ei ole isiklikku tunnet, et ma tiedän määne molosalt, ma tiedän määne molosault ja sa tuled mulle naaratama. Sa tiedät, et ma tiedän, et sa sääne mololt.
et oma vähempalt siis mätsegi värskeltä näokellega mul sääne kokku puutus. Vot, kas on, ma mõtle, kas või olla midagi veel. Muidu mul pärast on nagu kripeldama, et mille ma taas kõnele. Ja mis ma veel ütlen, et mis näütas, et kui tuksinna Liina asja omava meil X viil oli videosilda volikogu istungitele, mis peassa meil on kood võru, meil on digi. Videosilda oli võimalik. Liiga kallis, siis kaed kohta rahakaos ja tegelikult videosild oli üldsegi nii kallis. Aga kui sa kaed, et Bolti tõuksib, üteldi, et ei tule ja see näiks tulliva. Aga mille nad tulliva? No ei tea, või olla tuu perest, et ta sama Bolt on väga heldehe toetanu erakondasi, näituses Reformierakonda, sotse. Või olla tuu pärast, iks lubati ta prügü liinapilti. Ja ta on täpesti õudne, kui latse käruga liiku, siis on kotussid, kus sa ei pääsegi läbi, sa pead ta tõuksin hakkama tõstma, aga kui sa hakkad ta tõstma, ta hakkas lärmama. Ja siis mõtledki, mille jaos, kelle huvid on omava nad tõuksid. Tähendab sel päeval väga paljudel inimesil omava oma isiklikud tõuksid ja nad ei jäta vedelema. Ja mille jaos üldse sääst kultuuri nagu juuruta, võtke jalgratta, sõitke jalgratastega. Palju tervislikum, aga ei, peate elektrit raiskama. Ja kui te päriselt tahate kõnelda, kui energia ja elekter ja kõik on väga-väga oluline, siis propageerige jalgrattit, tavalisi jalgrattit. Aga ei, tuu oli mooduvärk ja tuu ei tiini Bolti. Ja Bolt tiin väga hästi Reformierakonda sotse, kindlaga tõisi erakondi, kes omava näile kasuliku, sänsite sammu otsussiga. Nii et aituma kuullamast ja järgmise kõrrali.